Austatud seakasvatajad, kallid kolleegid, lugupeetud partnerid ja kõik, kes te olete siin saalis ja arvutiekraanide taga. Täna meil on põhjust rääkida ühest kõige olulisemast teemast, mis puudutab mitte ainult meie tööd ja majandust, vaid ka meie inimeste, kogukondade ja maaelu tulevikku. Elame ajas, kus sigade Aafrika katk ei ole enam lihtsalt uudis mõnes kauges riigis. See on nähtamatu vastane, kes käib meie kõrval ja paneb proovile meie teadmised kui ka meie sisemise tugevuse. Seakasvataja jaoks tähendab praegune olukord pidevat valvsust ja küsimust. Kas minu loomad on terved? Kas minu töö, mu investeeringud, mu pereliikmed ja töötaja pingutused püsivad? Töösturi jaoks tähendab see katkestatud tarneahelaid, keerulisemaid turutingimusi, kõikumisi ja kahtlust, kuidas säilitada kindlust ja usaldust. Ja kogu väärtusahela jaoks tähendab see üht ja sama, vähem stabiilsust ja rohkem muresid, mis ulatavad väga paljude inimesteni, sest kõik on kõigega seotud. Kriisi ei mõõdeta ainult rahas. See kriis on palju enamat. See paneb proovile meie suhted, meie enesejuhtimise, meie koostöövalmiduse. See kriis on sotsiaalne, sest ta puudutab meid kõiki, kogukondi, tööandjaid, peresid. Aga just selles kriisis tulebki võtta õpetust. Valu sunnib mõtlema, mõtlemine targaks teeb ja tarkus elu elamisväärsemaks muudab. See, mis meid edasi viib, ei ole hirm. See on teadlik tegutsemine, tahe ja usk, et me suudame hakkama saada igas olukorras. See väljendub planeerimises, tasakaalu hoidmises, teadmiste, kogemuste jagamises ning inimeste kaasamises. Ja eelkõige, kõige aluseks on hoiakud ja inimeste vahelised suhted. Just need määravad, kas me suudame kriisist üksteist toetada, kas me suudame teha koostööd, kas me suudame luua keskkonna, kus igaüks tunneb, et tema panus on oluline ja loeb. Tehnilised lahendused ja majanduslikud meetmed on olulised, aga ilma usalduseta, ilma austuseta ja ilma ühiselt jagatud väärtusteta ei kanna need vilja. Üksi on raske, aga koos on võimalik. Me vajame tervet kogukonda, seakasvatajaid, töötlejaid, teadlasi, ajakirjanikke, ametnikke ja kõiki teisi, kes on seotud seakasvatuse ja kogu toidutootmise väärtusahelaga. Sest ainult üheskoos saame ehitada üles selle, mis on jätkusuutlik, tugev ja tulevikukindel. Head inimesed, ma tahan väga uskuda, et siin saalis ja ekraanide taga on inimesed, kes hoolivad. Te ei ole ainult seakasvatajad või ettevõtjad. Te ei ole ainult teadlased, ametnikud, ajakirjanud või töötlejad. Te olete need, kes hoiavad Eesti seakasvatust, Eesti põllumajandust ja Eesti maaelu. Te olete need, kes elavad Eestile. Ja seetõttu on just teie käes jõud, õigus ja kohustus luua tulevik. Täna on võõra haiguse tõttu hädas meie seakasvatajad, kuid seakatk pole kaugeltki ainus mure, mis painab Eestit. Sama tõsine probleem on startup, silmaklapid, mõtteviis, mis toob kaasa piiratust, vahel lausa ka pimedust. Startup ettevõtlus pole iseenesest midagi halba.
On suurepärane, et noored saavad ettevõtluskogemust ja mõni isegi teenib mõned miljonid. Ohtlikuks läheb see siis, kui sama loogika kandub otsustajate maailma. Kui need, kes oleme usaldanud Eesti riigi juhtimisele, lähtuvad arusaamast, et kui kasumit ei ole, siis lõpetame tegevuse, tekib suur probleem. Põllumajanduses ja loodusega see ei toimi. Siin on vaja pikka plaani, järjekindlust ja hoopis teistsugust vastutustunnet. See ongi eriline omadus, mis eristab riigimehelikku mõtlemist lühinägelikkuse projekti juhtimisest. Mitmekümned tuhanded loomad hukkamist pole võrreldav investorite miljonite kaotamisega. Esimesena ei meenuta hasartmängu, vaid tähendab elude hävimist, mõnikord isegi mitme põlvkonna tööd kadumist. See ongi elutöö tähendus. Eesti peresid, ettevõtteid, kes on aastate jooksul üles ehitanud tervikliku tootmisahela, alates laudast kuni valmis tooteni välja. Need on elanud erinevaid aegu, kohanenud muutuvate oludega ja jäänud ellu vabaturu konkurentsis. See ei ole lihtne tee. Tootmisega me tuleme toime, me oskame kasvatada, toota ja töödelda. Aga kõige raskem on müümine. Kuidas eristuda, kuidas panna tarbijad eelistama just sinu kaubamärki? See on küsimus, millega seisavad silmitsi kõik, kes midagi päriselt loovad. Midagi, mis ei ole ainult toode, vaid kannab endas väärtust, maitset, kultuuri, identiteeti. Need elutööd, mis on rajatud põlvkondade pingutusel, ei ole majanduslikud struktuurid. Need on kultuurikandjad, mis kujundavad meie toidulaua, maastikku ja kogukonna. Need on osa sellest, mis teeb Eestist Eesti. Meie põhiseadus ütleb selgelt, et Eesti riigi ülesanne on hoida kultuuri. Julgen öelda, et põllumajandus ongi kultuur. See ei ole ainult majandusvaldkond, vaid meie pärand, meie identiteet, meie kaitsetahte vundament. Rahvas, kes suudab end toita, on tugev nii kultuuriliselt kui ka strateegiliselt. Rahvas, kes suudab maal elu hoida, on iseseisvam, vastupanuvõimelisem ja suuteline kriisidega toime tulema. Kui kultuuri mõistame laiemalt, et ei tähenda see ainult laulu- ja tantsupidusid, kirjandust või kunsti. Kultuur hõlmab ka eluviisi, kombeid, tööviise ja pärandit, mille lahutamatu osa on põllumajandus, meie põllumajandus. Eesti talupidamise traditsioon, maaviljelus ja loomakasvatus on kujundanud meie identiteeti ja maastikke ning loonud unikaalse kultuuriruumi, meie Eestimaa. Seega, kui Eesti riigi ülesanne on hoida kultuuri, peab Eesti riik hoidma ka põllumajandust. Ilma kodumaise tootmiseta ei ole pärandmaastikest ja toidutraditsioonidest koosneva kultuuriruumi säilimine võimalik. Ja meil on lootust. Paar päeva tagasi tulid mulle külla lapsed. Ja minu lapselaps soovis mummale ehk minule midagi kinkida. Minu tütar küsis, mis me mummale kingime? Minu lapselaps, kes on 3-aastane, ütles, mumma vajab põrsaid. Ja siis nad läksid poodi, nad vaatasid Peppat, nad vaatasid George'i ja siis Roberta otsustas, ei, mummale kingime põrsa emme.
Ja mõelge, milline tähendus. Me oleme täna siin ja praegu. Ja meile kingiti põrsaemme ehk tõukari. Mõelge, milline õnn on omada sellist põrsaemmet, teades, et meil on lootus. Ja kui me üheskoos, ühes suunas kõik liigume, kaasa arvatud ka meie riigivalitsejad, siis meil on lootust taastada meie põhikari, meie kõige suurem au ja uhkus, meie põhikari seakasvatuses. Meil on lootust. Ilusat konverentsipäeva teile kõigile ja tänan teid, et te kõik siia tulite ja häid mõtteid ja julgeid otsuseid ja samme.